Nende valimiste põhiteema ei ole see, kumb kahest suurest erakonnast võidab. Küsimus on selles, kas võidab pikk plaan või tasuta asjad. Aga teate, tasuta asju tegelikult ei ole olemas. Ja kui keegi teile seda kõike lubab, soovitan mitte uskuda. Me maksame selle kõik lõpuks üheskoos ju kinni. Tulevikus saab Eestil hästi minna ainult siis, kui meie majandusel läheb hästi. Selleks on meie majandusse vaja raha juurde tuua, majandusambitsiooni tõsta ja järele aidata need piirkonnad, mis jäävad Tallinnast kaugemale. Eesti 200 nimekirjas kandideerib Riigikokku 37 ettevõtjat. Tööandjad on Eesti 200 majandusplaani nimetanud üheks kõige põhjalikumaks nendel valimistel. Meie oleme valmis panustama, aga sinu hääl otsustab. Kindlasti olete ka teie korduvalt mõelnud, et poliitikasse võiks tulla just erinevates valdkondades tegutsevad asjatundjad. Meie tulime. Eesti 200 teadlased, õpetajad, ettevõtjad ja kultuuritegelased. Me oleme pannud oma töise elu pausile selleks, et tulla ja panustada oma teadmiste ja kogemustega Eesti edu nimel. Me ei ole tulnud selleks, et vaielda taaskord tulumaksuprotsendi üle või anda rohkelt lubadusi. Me tahame lahendada õpetajate puuduse, teaduse alarahastamise, parandada ära logiseva sotsiaalsüsteemi ja luua iga abivajaja jaoks personaalse riigi. See on meie panus. Viimastel kuudel oleme kohtunud tuhandete Eesti inimestega. Meil ja teil on kõigil ühine siht. Eesti peab saama jõukamaks, tervemaks ja õnnelikumaks. Just teie poole ma pöördungi, head Eesti inimesed. Teie otsustada on see, kas järgmises Riigikogus jätkavad vanad erakonnad või on ka uued, värskete ja julgete ideedega inimesed. Meie oleme valmis. Sina otsustad.